Kas nüüd on minu heliga parem või? Ta-ta-ta-ta-ta. Sul on kogu aeg väga hea heli olnud. Väga hea Okei, heli on. väga Vot siis. hea. Siis ongi hea rääkida helist ja Jah, heliteraapiast. Nii, ma olen jah, praegu siin õues laste mängumajas, sest väga lahe. tuba on lapsi täis ja ma mõtlesin, et siin on kõige parem seda teha. See on väga hea tagataust. Tõesti. Saab linnulaulust ka natuke rääkida. Väga hea. Nii, aga räägi, tutvusta ennast ka natuke. Ja, tere, ma olen Indrek Himmade muusikute suguvõsast, kellele võib-olla rohkem natuke teada Els Himma ja Nancy Himma, sellised tuntumad muusikud ja ma tegelen siis muusikaga, aga ka muusikateraapilise sellise maailmaga. Ehk siis minu valdkond on nagu heliteraapia, kuigi ma võiks veel nimetada siin veel 100 erinevat tiitlit. Näiteks ma olen kogemusnõustajaks õppinud veel, et inimesi toetada sellistes nagu kriisides ja probleemides, mida ma olen läbinud. Ja siis eelmine aasta õppisin veel Osho aktiivmeditatsioonide õpetajaks ka, kus rõhk ei ole üldsegi sellisele passiivsel mediteerimisel vaikuses, vaid on just rõhk füüsilisel keha aktiivsusel, keha raputamisel, häälitsemisel läbi aktiivmeditatsiooni. Põhimõtteliselt teraapiliselt ma alustasin siis selle heliteraapiaga, et hakkasin heliteraapia seansse tegema ja siis ka grupisündmusi. Et heliteraapia maailm on tegelikult hästi lai maailm, et seda ühe lausega kokku võtta on selle jaoks võtab aega, aga ma proovin kusagilt näiteks alustada. Et me tihtipeale teame seda, et muusika nagu mõjutab meid hästi palju igapäevaselt. Et meil on omad lemmiklaulud ja ühesõnaga ilma muusikata me ei saa kuhugi pääseda, sest see on nagu elu osa ja maailma osa ja me võib-olla adume nii palju, et see annab meile mingisuguse hea tunde või siis loob parema ühenduse näiteks meie kurbusega või kõige sellega, mis meie sisemaailmas toimub. Aga võib-olla inimesed rohkem sellest kaugemale ei mõtlegi. Et paljud käivad näiteks klubides ka lihtsalt tantsimas ja nagu alateadlikult saavad aru, et küll aga, et nad saavad mingise kaifi või mingise elamuse või koos selle muusika saatel, ma mõtlen, selle kogemusega. Aga tegelikult mõjutab juba igasugune peenheli meie närvisüsteemi. Ei pea olema otseselt muusika. Võib olla lihtsalt mingi kindel heli, mida sa kuuled kas või õues või kuuled kusagil mingit raadiosignaali kusagilt või kui sa ise häält teed, tegelikult see mõjutab juba sinu närvisüsteemi. Et põhimõtteliselt meie nagu kõrvad siis võtavad kinni selle heli ja mööda kuulmise kanalit see helilaine nagu liigub meie aiu närvisüsteemi. Ja see helilaine ta kodeerub siis selliseks elektriliseks signaaliks meie nagu keha sees. Ja ta liigub siis sellise elektrisignaali läbi meie aiu ja mööda keha, mõjutades meie organeid ka ja meie siis terviseseisundit. Et seal on nagu nii palju nüansse, et kuidas me saame nagu helidega oma keha harmoniseerida või siis teisalt saab ka lõhkuda sama hästi. Et küllap inimesed on ju nagu tähele pannud, et mõni heli on nii tüütu ja hakkab nii ajudele ja mõni heli on nii meeldiv ja paneb nagu südame laulma. Et kui näiteks keegi karjub su peale, ega see vist väga südant ei ava sul või kui keegi sinu ema või vanaema keegi kaugutab su kõrval, siis see väga energiataset sul ei tõsta. Aga kui ma kuulen, et sa oledki siis õues ja sul on see linnulaul taga taustal, et sa võid ju ise mulle vastata, et kuidas sulle see lindude heli, kuidas see sulle meeldib, kuidas see sulle mõjub? Mulle väga meeldib selline, teeb rõõmsaks. Aga hästi huvitav on see, et ma mäletan, et kui ma olin teismeline ja tuli see kevad ja järsku see linnulaul hakkas, ma mäletan, et mingi hetk ma olin täiesti
närvis, et mida need linnud karjuvad, ma ei saa, ma ei tea, rahus magada. ja, jah, vot see on väga hea tähelepanek, mis sa nagu tood, et alati ei saa öelda, et siuksed harmoonilised, ilusa kõlaga nagu helid võiksid alati meile hästi mõjuda, sest et seal tuleb see nagu psühholoogiline aspekt ka juurde, et see, kuidas me tõlgendame mingisuguseid helisid ka. Ma võin näiteks hea näite tuua. Kõike, mida ma ise nagu musikaalselt teen ja väljendan, ma teen nagu, ma loon nagu nii erineva meeleoluga helisid ja kõlasid, kõik oma pillimängudes ja niimoodi. Et kui ma näiteks teen ka näiteks selliseid süngema kõlalisi asju, siis mõni näiteks ütleks, et kuule, see on nagu küll mingi nagu horror filmist mingine tunnusmeloodia või muusika. Ja siis ma ütlen, et ma ei tea, ma toon näiteks näite, et šamanistlikud siuksed helid, hääled, kui kuulata šamanistlikku muusikat, siis seal on rohkem sellist ürgsust ja natuke sellist süngust, mis tegelikult ei tähenda seda, et see on nüüd siuke kuratlik või selline tontlik. aga see ongi see, me loome kogu aeg mingeid tõlgendusi mingite asjade kohta, et siis ma nagu olen naljatanud, et no mis te vaatate nii palju siis neid Hollywoodi õudusfilme, kus ongi kogu aeg siuksed kindlad mingised õudsad helid ja siis inimesed loovadki nagu seosed ka nagu erinevate asjadega. Et tihtipeale mingisugune muusika, ma toon veel parema näite, et kui me räägime näiteks idamaisest muusikast, ta ongi siuke salapärane, müstiline ja inimestel võib olla mingi aukartus, näiteks Euroopa inimestel või kes nagu, või lääne inimestel, kes ei mõista nagu seda omapära, siis nad nagu kardavadki seda, nad sildistavad seda juba selliseks tontlikuks, sest et meile meeldib alati mingeid seoseid luua ja ajule meeldib seoseid luua. Ja siis ma ütlen, et see ei ole üldse tegelikult mingi õuduka muusika. Ta lihtsalt, ta viib sind sügavale tasandile. See süngus võib-olla seal muusikas, ta aitab sul aktiveerida sinu alateadvusest sinu hirme ja sinu seda pimedamat külge, mis meis kõigis on olemas. Eks me jõuame nagu sinnamaani ka, et muusikal ja helil on erinev otstarve tuua sinu seest esipinnale sinu erinevaid raskusi, emotsionaalseid raskusi, sinu sisemisi kolle, aga tuua ka üles rõõmu ja inspiratsiooni, et helidel ja helide kooslustel ja muusikal neil on nagu erinev mõju. Aga küsimus ongi see, et me jõudsimegi sellele, et kui me anname nagu hinnanguid ka, siis me tihtipeale ei lase nagu nendel helidel muusikal nagu tõeliselt nagu meiega toimetada ja tervendada ja teha seda, viia meid sellesse protsessi, kuhu meil on vaja viia, sest me läheme nagu liiga mõistusesse ja hakkame liiga hinnanguid panema. Nagu teraapia töös on ka see, et kui me nagu emotsioone vabastame, siis nagu rõhk oleks hinnangute vabal kogemisel, et me ei anna hinnanguid emotsioonidele, muidu me ei lase sellel teraapilisel protsessil nagu ise nagu lahti rulluda ja ise nagu juhtuda. Siis me nagu tõkestame seda päris ehedat kogemust, mida see kogemus tahaks meile kinkida ja anda. Kui see on nagu loogiline, mis ma räägin. Mul on küsimus, et kui mingid helid või muusika ongi välja toonud minus mingid negatiivsed tunded või mõtted, et mida ma siis võiksin peale hakata nendega? Esimene samm on nende kogemine ja tähelepanemine. See on step 1, number 1 asi, mida teha. Ja siis oleks hea nagu analüüsida ja nagu vaadelda, et kus see negatiivne mõte ja tunne üldse pärineb. Et kas kusagilt sinu minevikust ja nagu mõelda, et kus sa oled seda varem ka kogenud, millises situatsioonis. Et see on nagu see nüüd, jah. Et põhimõtteliselt, oletame, et inimesed väga tihti näiteks
Mulle üldse ei meeldi, mis iganes stiil, no ma ei tea, räppmuusika või rokkmuusika või popmuusika või diskomuusika, mingi kindel žanr on ju, et see on kuidagi kas A väga tüütu või B paneb pea valutama, teeb kurvaks või teeb vihaseks. Et kas see tähendab seda, et see inimene siis võikski võib-olla just võtta mingisuguse päeva ette, kus ta võib-olla kuulabki seda muusikat ja siis ta tunnetab ja analüüsib või pigem mitte? Vaat siin ongi see müsteerium, kuidas aru saada, kas see muusika tõesti tegelikult väestab meid, ülendab ja tervendab või ta tõesti hävitab. Vaata, ma jõudsin oma jutus mainida, et helid ja harmooniad, nad suudavad meid ülendada või siis tegelikult lõhkuda meid. Ja nüüd ma just viimases jutus rääkisin sellest psühholoogilisest efektist ka, et kas me anname hinnanguid enne kui me laseme üldse muusikal kogeda. Sellest tuleb aru saada, nagu ise eristama õppida. Et number üks asi ilmselt ongi see, et sa hoiad avatud meelt selle muusika kogemisele, kuulamisele. Ilma hinnanguta kuulad ära ja siis sa juba tegelikult sekundite juba vältel hakkad juba tegelikult tunnetama, et mis selle mõju sulle on ja kas ta on nagu tõesti nagu hea või halb sulle. Sest et tõepoolest, vaat sa mainisid räppmuusikat ja sellises žanris on tihtipeale küll nagu väga siukseid, mitte lihtsalt siukseid salapäraseid kõlasid, vaid tõesti nagu ütleks nagu muusika mõistes disharmoonilisi kõlasid ja liiga palju, ehk siis ebakõlad, mis tegelikult tekitab pinget meie närvisüsteemis ja tekitabki tõepoolest peavalu. Et küsimus ongi see, et kuidas seda muusikas tasakaalu hoida. Me peame õppima siis nagu vaatlema, millist muusikat me tarbime. Et kui me kuuleme sellist müra muusikat igapäevaselt, siis tegelikult ta mõjutab meie närvisüsteemi heaolu ja teisalt ta mõjutab meie käitumuslikkust, meie käitumisi, tahtsin öelda. Et nagu öeldakse, et sa oled see ju, ütleme muusika mõistes ka, et sa oled see, mida sa kuulad. Ja sa oled see, mida sa sööd, et kõike, mida me siin tarbime, see me olemegi. See on nagu ka see jutu point. Aga jah, mu siis juttu kokku võetuna, et tõesti, et kuule avatud meelega see asi ära, proovi aru saada, mida see laul või see heli või see muusika, mida ta nagu sinus üles toob. Kas ta lihtsalt tõesti tekitab peavalu sinus, et see ongi nagu müra, siis sa saad aru, et see ei ole nagu sind toetav asi. Aga kui ta toob sinus mingit kurbust tõesti üles, mingit hingevalu, ta viib sind hingerännakule. Ta viib sind sinu sisemistesse protsessidesse ja sisemaailma. Ja siis sa saad aru, et see on juba mingine tervendav efekt. Et see on mingi terapeutiline protsess ja see on hea asi. Ja seda ei tasu karta, kui sul tuleb kurbus või ükskõik missugune emotsioon ülesse. Et siis sa kogegi see ilusti läbi ja võta see vastu, sest et midagi tahab sinu kehas vabaneda. Siis see tähendab seda, et tuleb ikkagi nagu teadlikult siis nii-öelda kuulata, eks ju? Kuule tarbi teadlikult, sest meil tuleb raadiost, ma ei tea, seinast seina igasugust pudru ja kapsast. No, mis sa muidu arvad raadios mängitavatest paladest? Ma olen selline inimene, kes kuulab kõike tegelikult ja ma võin kuulata elektroonilist tantsumuusikat, aga ma võin ka kuulata mingit väga heavy rock muusikat või siis väga sellist spirituaalset või idamaist muusikat. Et mul on nagu häid sõnu küll öelda nagu Eesti muusikamaastiku kohta. ma ei saa varjata seda, et mulle ei meeldiks, kui võib-olla tõesti vahepeal tuleb mingi Karl-Erik Taukari laul raadiost või ma ei tea, mõni muu popstaari laul, et mõni laul on tõesti nagu väga haarav, kaasaarav, aga ma ikkagi tahan natukene võib-olla kritiseerida, rääksin kritiseerimist või lihtsalt avaldada oma arvamust. Liiga palju kirjutatakse tänapäeval laule hingevalust ja põhimõtteliselt mingitest armuvaludest aga nagu läbi sellise hoiaku, et ma ei saa ilma sinult elada ja palun võta mind tagasi ja
kogu aeg siuke halamine ja siuke nagu hästi katki olemine, kus ei ole nagu sellist tervendavat sõnumit, et kuule, tegelen siis hoopis enesearmastusega ja ma tänan seda, et me läksime näiteks lahku ja tänan kõiki neid häid kogemusi. Hoopis on nagu see sõnum, et palun tule tagasi ja tee mind korda ja ma ei saa ilma sinuta. see on ainuke minu märkus, et ma kuulan neid laule sellise sõnumiga, siis ma võtan sealt ainult selle positiivse osakese enda jaoks, ehk siis mulle meeldib see muusika seal taga. Ja siis ma ei süvenegi enam lauludesse, laulusõnadesse ma ei viitsi. Mul on ka väga tihti nii. Ja siis kusjuures mõnikord on niimoodi, et mingi laul hakkab hullult meeldima ja ma ei ole neid sõnu nagu kuulanud ja siis mul tekib nagu seoses ilmselt meloodiaga mingi enda arvamus või et kuidas, millest see võiks nagu olla. Ja kui ma hiljem hakkan neid sõnu keskenduma, kuulama ja siis ma nii pettun selles sõnumis, et see minu enda välja mõeldud sõnum oli palju ägedam kui see, mis see päriselt on. Ja ma olen ka niimoodi kogenud. Mulle tundub, et see ongi niimoodi, et osade laulusõnade lugemisega nagu tekib see efekt, nagu vaataks mingit kunsti ka, et meil on mingi oma kujutelm sellest maalist näiteks, et mida see peaks tähendama, siis pärast saame teada hoopis autor mõtles midagi muud hoopis. Sina mõtlesid hoopis mingit ilusat, mingit armastuslugu sellest maalist või teosest. Autor mõtles hoopis üldse mingit väga koledat mingit enesetappu, ma ei tea. Jah, aga tegelikult see on täiesti okei, et me loome omad tõlgendused paljudest laulusõnadest, sest et see nagu toetab meid just sellel momendil, kui meil on mingi hingeteema meie sees. Et las me siis mõtlemegi, et need laulusõnad tähendavad seda meie jaoks ja me saame ikkagi seda mingit positiivset impulsi vaata sellest laulust. Ja väga oluline asi veel, nüanss, mida ma tahtsin selle muusika kuulamise juures rääkida. Kuna me räägime siis nagu sellisest heliteraapia nagu maailmast, et kuidas siis nagu muusika helid nagu meid tervendada võiksid, aidata meid toetada ja elus edasi jõuda, siis ikkagi nagu oluline on ka kurba muusikat kuulata, kui me oleme kurvad ja inimesed on isegi depressiivses nagu kusagil tsüklis, siis ongi okei kuulata siis nagu katkist muusikat ka või kuidas öelda, et kus ongi sõnum, et praegu on, tahan öelda seda räigemat sõna, praegu on sitt. Praegu ongi elu nagu sitt. Et ma tunnistan seda, et see ongi tegelikult see, et inimene siis vähemasti sel hetkel ühendub selle kogemuse läbi selle laulu sõnumiga. Kui seda edasiliikumise lüket ei tee, siis me jäämegi seda katkist muusikat kuulame ja me satume sõltusse ja me satume melanhooliasse, siis ongi, et elu ongi kogu aeg nii hall ja kurb ja nüüd kuulame masendat muusikat. et see on, ma olen ise ka seda tähele pannud, et ma nagu arvan, et mul on vaja veel rohkem seda kurba muusikat kuulata, sest ta on kuidagi, temas on mingi võlu ja ongi võlu, aga sest ei tohi sõltusse jääda. Siis ma olen aru saanud, et okei, ma nüüd otsin rõõmsa muusika playlisti üles. Kus on nüüd see rõõmus muusika? Järsku tekib klikk, et hoopis peab mingi tantsima ja elu tähistama ja rõõmustama rõõmsa muusika saatena. Et see on hästi oluline teadvustada, et kui me samamoodi jälle, et kuidas me kasutame siis teadlikult muusikat nagu enda hüvanguks. Mis variandid siis on kõik, et üks on see, et ma kuulan muusikat, on ju. Teine on ilmselt see, et ma äkki teen ise muusikat või mis need variandid kõik on, mis võiksid olla sellised toetavad, mida ma saan teha või tarbida või kogeda? Ja see on väga hea küsimus, sest et tegelikult ma tahtsingi tutvustada siin nagu selliseid muusikateraapilisi lahendusi ka. Okei, ma teen siis kaks asja nagu selgeks, et heliteraapia ongi nagu üldiselt see, et inimene kogeb helisid ja kuulab ja näiteks minu seanssidel ta siis lähebki pikali ja lõõgastub ja mina siis mängin neid pille ja instrumente ja aitan tal nagu minna rohkem enda hinge sisse, oma sisemaailma ja rohkem ühenduda oma emotsioonidega ja vabastada neid. Et see on nagu heliteraapia, et inimene kogeb seda kõike läbi helide. Ja muusikateraapia on nagu see, et inimene kaasatakse ise ka nagu sellesse pillimängu muusika loomisesse, et antakse talle ka nagu pillid kätte. Ja sugugi see ei pea olema muusik, et osata seal helisid tekitada, sest tegelikult
muusikateraapia pakubki nii lihtsaid nagu vidinaid, kus sa ei pea nagu oskama nooti tunda ja seda on nagu nii lihtne nagu mängida ja väljendadagi siis oma emotsioone läbi selle instrumendi mängu. Ühesõnaga, kui see jutt kõlab segasti, siis ma lihtsalt tutvustan, ma näitangi siin videoekraanil, mis asjad mul näiteks siin kodus praegu kohe on võtta. Mul on näiteks siin nagu nii palju erinevaid asju. Okei, esimene asi on näiteks see iidse tagataustaga helikauss metallne. Et siin ongi nagu see, et siin tuleb ainult kindlad sellised helikõlad ja siin ei peagi muud mitte midagi nagu teadma, et ma löön selle pulgaga lihtsalt helisema, löön see kausi vastu. Noh, see ongi nagu tegelikult see muusikateraapia nüanss, et ma ise või siis nagu ühesõnaga klient või kuidas öelda, see kogeja, ta ise nagu tekitab helisid, et ta ei pea nüüd olema selline muusik selle jaoks. Ja helikausil saab teha selliseid väga huvitavaid keerutavaid, lainetavaid helisid ka. See on sellised järjepidevad. Ma ei tea, kas seda on kuulda hästi? Jaa. Ja mida näiteks helikausi mängus veel integreeritakse juurde oma hääl. Et see on ka see muusikateraapia nüanss, et nüüd siin ei ole õiget ega valet väljendust läbi oma hääle. Ei ole õiget ega valet nooti, vaid kõik see, mis sinu seest hakkab tulema, see ongi õige, see ongi nagu see muusikateraapia. Et sa saad sügavama kontakti oma emotsioonidega, oma sisemaailmaga. Ma võin demonstreerida, mis mu seest hakkab näiteks tulema. Mis minu sees praegu sel ajal toimub, minu hinge maailmas, minu emotsioonide maailmas. Ja siin on mul igasugused rütmiinstrumendid ka veel, mis ongi. Sa ei pea teadma, mida sa teed, sa lihtsalt oledki mänguline ja neid väikseid instrumente on nii lihtne mängida ja tahistada ja et siin on veel näiteks sellist ojavulinat tekitavad, ojavulina hääd tekitavad sellised rabisevad sellised instrumendid. Praegu olen näidanud neid 3 sellist instrumenti ja hästi põnev on kombineerida siis erinevaid. Et siin samamoodi, et siin ei ole õiget ega vale järjekorda, et millises järjekorras ma pille mängin, et siin ongi, et ole loominguline. See on sinu nagu, sinu looming, sinu dialoog oma sisemaailmaga. Et see on nüüd vihmapill siin, mis mul teises käes on. Ja väga lihtne, lihtsalt hoian teda käes ja lasen tahistada. Et kui ma teen heliteraapiat inimestele, siis neil on väga mõnus kuulata selliseid helisid. Need on nagu sellised instrumendid, mis matkivad looduse helisid. Ma ei tea, kui hästi see kõik kuulda on. Mina oma kõrvus kuulen väga hästi. Väga mõnus on. Väga hea. Kas ma saan siis õigesti aru, et muusikateraapia on see, kus ma ise teen, on ju? Ja põhimõtteliselt ma nagu väljendan siis ennast, on ju, selle kaudu. Ja heliteraapia on see, kus ma kogen siis heliterapeudi loodud helisid, on ju. Ja põhimõtteliselt on küll, võib niimoodi öelda. Aga ma nagu õpetan inimestele ka nagu selles mõttes heliteraapiat nagu ise rakendama. Et nad saavad... Ühesõnaga, nii palju tegelikult ma olen eestlasi kohanud, kes tahavad ka isegi osta neid instrumente, need ei pea olema nagu heliterapeudid näiteks. Tahavad lihtsalt oma pere hüvanguks
nagu kasutada neid instrumente, et aidata ka oma lähedasi. Näiteks oma ema, isa, ma ei tea, õde, venda, et nad ka siis lähevad siis näiteks pikali ja siis perekonnaliige siis mängib ka neid samu instrumente asju. Et kõike seda heliteraapiat saab muidugi õppida hästi teadlikult, et milline oma nüanss ja mõju on ju. Aga tegelikult üks lihtne valem ongi see, et tunneta, kuidas need helid ja rütmid mõjuvad. Ja kui sa tunned, et see mõjub hästi, siin ei saa nagu väga palju eksida. Et see ongi nagu tegelikult sinu sisemine väljendus, siis sa tegelikult, su keha ja su loovus hakkab ise nagu juhtima neid pille just tasakaalu poole. Et meil on mingine instinkt või selline taju olemas, et kuidas me nagu tahame alati pürgida harmoonia poole. Et tegelikult nende pillidega me hakkame ka juba selliseid rütme mängima, selliseid helisid, et me ise ka nagu üldse ei analüüsi seda, aga see hakkab nagu nii loomulikult kõik välja tulema, mis tegelikult on nii harmoniseeriv. Aga no ma ainult siin natukene spekuleerin, võib-olla mõnel on tõesti vaja natuke puuspunaseks näidata, et näe, see rütm ei rahusta siin, see ärritab siin, nagu peksab potte panne. Et jah, ühesõnaga rütmidega saab ergastada, erksust tõsta, energiataset tõsta, rõõmu tõsta või siis, noh, kui ma ütlengi, et mängime siis rütmiliselt. No ma toon näite, ma kohe siin igast pillid. See nagu küll väga ei rahusta, aga tegelikult see on nagu hästi selline ekstaatiline rütm, mis ma mängisin ja see võib inimesi võib-olla tantsima panna. Ma just tahtsin öelda seda. Jah, aga kui ma nüüd teen hoopis teistsugust rütmi, oota, ma pean oma ühe selle töövahend pulga võtma, siis kui ma jään seda kindlat mustrit niimoodi sellise ühtse sellise voolavusega mängima, siis tegelikult see hakkab inimest juba nagu uinutama ja rahustama. Vaata, ta ei ole nii rütmiline, ta on selline üksluine. Ja kui ma mängin teda nagu pehmevalt ka, siis ta nagu uinutab. Võrdes selle, kui ma hakkan nüüd jõuliselt. No see ajab terve küla ülesse, kui ma hakkan niimoodi jõuliselt. Ehk siis me jõuame veel ka sinna maani, et see, kuidas me heli tekitame, millise jõulisuse või tugevusega. See ka kas siis nagu ergastab või rahustab meid. Ja ütleme, et kui inimese sees ongi suur viha, siis tal ongi vaja sellist intensiivset muusikat, et siis ta taab seda trummi nii jõudsasti, et ta saab selle suurema viha endast välja. See on lihtsalt praegu hetkeline seisund, mille jaoks tal on vaja sellist vastavat rütmi. Ja siis kui ta saab selle endast välja, no siis on hea vaata maha rahustada ennast ja siis teha neid aeglaseid, pehmeid kõlasid ja aeglaseid rütme. Minu sõnum on siis see, et neid instrumente saab tegelikult ise ka oma koju nagu osta ja enda otstarbeks kasutada. No mina olen alati soovitanud inimestele sinna universaaluniversumi poodi, mis on vanalinnas Tallinnas näiteks ja ma ei mäleta, kas ta on kuskil Pärnus või Tartus ka, seda saab nagu uurida. Aga see on nüüd selliste teraapiliste instrumentide selline, ma ei tea, kuidas öelda, ma ei taha öelda pilapood, aga see on hästi palju nagu selliseid vidinaid, millega võib nagu nii hoogu sattuda, et varsti on kõik sellised helivõlurid kõik koos. Või et see võib nii kaasahaarav olla, et see ongi nagu nii põnev, sest et vaata, nii palju on erinevaid teraapiaid, erinevaid väljundeid, kuidas nagu oma hinge maailmaga tegeleda, on ju. Et tuleb endale see sobiv leida
ja mind on alati kütkestanud see, et kuidas saada oma emotsioonide ja oma selle sisemise hingemaailmaga just kontakti läbi helide mängimise. No ma toon veel ühe naljaka näite, ma sain hästi sellised veiniklaasid ja siis ma tean seda, et veiniklaasiga saab ka ju mingit heli tekitada. Näiteks kui natuke siin seda veini sees, siis hakkad hõõruma, sõrmega, siis hakkab heli tekkima. Aga kuna mul on need helikausside pulgad, sinna puidust pulk, siis ma ilma selle veinita juba suutsin seda heli tekitada, ma korra mängin. Kas seda on kuulda? Jaa. Ja vaata, kui leidlik saab olla, kui sa leiad kodus mingiseid sükseid vahendeid, mis tekitab heli, siis ma soovitan sellesse protsessi nagu sukelduda, et see ongi nüüd see muusikateraapia osa. Me hakkame helisid tekitama mingite objektide asjadega. Isegi kui sul on kodus mingi ämber, sa saad sinna trummirütmi mängida või lihtsalt taod sinna vastu, kui sa oled vihane näiteks. Et see ongi praegusel ajal see minu nagu eesmärk inimestele tutvustada ka kodusid vahendeid. Alati ei ole vaja kalleid pille osta endale koju. Tegelikult hästi soodsalt saab ka universaaluniversumist, aga siiski, et kui sa oled loov, sa saad igast asjast teha põnevaid asju. Ma näitan järgmist asja, mille peale ma ise tulin. Näiteks ma joon vahepeal veekanistrist vett ja siis ma hakkasin teda raputama. Ja see nii naljakas, see on ka tegelikult nagu muusikateraapia, et sa lähed jälle mänguliseks ja sa hakkad mingit rütmi mängima. Ja ma mõtlen, kas ma seda demonstreerin, näiteks kui sa oled vihane, siis sa võid nagu vihaselt seda raputada ja siis võid karjuda kaasa sellega. Ja võid veel vihasemalt seda raputada. Jah, see on nagu üks suvaline näide lihtsalt, kuidas me võtame appi mingid vahendeid, mis aitab paremini meie emotsiooni välja saada. Sest et minu sõnum ongi see, et me võiksime õppida parimal viisil oma emotsioone välja saada. Ja siis me ei peagi kellegi peale karjuma, on ju. Jah, siis me ei vala oma solki teise peale. See on nii naljakas, jah. Sest et vaata, point on selles, et ma ei tea, see inimkonna ajalugu, see on olnud nagu nii alla surutud ja nagu meie Eesti kultuur on ka olnud sellise suure repressiooni all nagu läbi erinevate igasuguste valitsemiste läbi ja erinevate võimude läbi. Et ma usun ja ma arvangi, et see on nagu mõjutanud meie erinevaid generatsioone ja nende seda vaimset tervist, kui heas kontaktis nad on olnud oma emotsioonidega ja kuidas nad on siis õppinud ka raskematel aegadel endaga toime tulema emotsionaalselt. Et mina ikka täheldan väga palju seda, et vanematelt generatsioonidelt tuleb see ikkagi see õpetus, et ole tugev, ole üle oma emotsioonide ja ära näita seda välja ja pea vastu ja suru kõik alla enda sees. Et kes ikka nutab ja eriti mehed on ju, et arvatakse, et nutmine pole mehelik asi näiteks. Või siis juba see muster, et laps ei tohi nagu oma tunnet tunda, kui lapsel on mingi mure või tuleb mingi nutt peale. Ja ma arvan, et see kandub erinevatesse nagu kohtupaikadesse veel välja nagu koolisüsteemis ja ma ei tea, erinevate töövaldkondadeni ka välja, kus nagu ei toetata väga seda nagu vaimset tervist või seda oma emotsioonide nagu väljaelamist ja arusaamist, et see on nagu täiesti okei, et ma lihtsalt karjun oma viha välja kusagil või nutan või inimesed küsivad kohe, miks sa nutad? Kõik läheb paremaks, et ära nuta. Või mis sa ikka nutad, on ju.
No see on tegelikult päris teada jutt, mida ma kõik räägin, aga järgmine oluline jutt selle juurde on see siis, et mida see nagu see kogu aeg see allasurutus või see teadmine, see tunne, et me ei tohi oma turvalises ruumis tunda oma tundeid ja välja saada seda, välja elada. Sellest kujuneb mingi alateadlik muster sinu sisse, mis siis väljendub nagu ka nagu selles väljendub keha tervise siukses ebakõlas, ma siis seletan. Et kui inimene kogeb seda ärevust, et tal ei ole turvaline tunda oma tunnet praegu ja see välja saada endast, siis see tegelikult halvab nagu terve keha ja närvisüsteemi ja kuidas ma uurisin selle kohta lähiajal isegi, et sul tekib siuke pinge siia rinnaku piirkonda ja see mõjutab su seda hingamissüsteemi ka ja mõjutab su hingamisrütmi. Et sa oled nii halvatud, et su sügavam hingamine muutub korrapäratumaks, su hingamisrütm muutub korrapäratumaks ja see ongi tegelikult ka see seos, miks inimesed tänapäeval nii pinnapealselt hingavad. Et nad on nii palju emotsioone ja raskusi enda sisse talletanud, et nad ei ole osanud seda nagu tervislikult välja elada, väljutada ja siis kõik see pinge kulmuleerub kehasse ja tegelikult juba lükkab su hingamise ka paigast ära. See on näiteks üks näide, mida see represseerimine su kehaga teeb. See, et sa oled emotsionaalselt alla surutud, tahtsin öelda. Ja siis ma tahan veel seda teemat veel arendada edasi, et meil on sellised koed meie kehas nimega sidekoed, mis nagu hõlmavad meie tervet keha ja on siis kõigega seotud meie luustikuga, meie organitega, meie närvisüsteemiga, nimed taga. Ja põhimõtteliselt nemad vahendavad siis elektrilisi signaale mööda meie tervet keha. Sellisele elektrilisele sellisele ülekandele meie tegelikult keha saab funktsioneerida. Et kõik meie nagu kehasüsteem toimib ja elektrisignaali nagu mööda keha ringi, aga kui me oleme emotsionaalselt represseeritud ja ühesõnaga siis me ei vabasta, ei väljuta emotsioone, vaid need emotsioonid jäävad meie kehasse kinni, siis see emotsionaalne raskus, ta kandub erinevasse kehapiirkonda ja põhimõtteliselt ta surub neid sidekudesid nii palju, et see elektriline signaal ei saa nagu vabalt voolata. Ühesõnaga, see hakkab igasuguseid tervisejammasid meile põhjustama ja kui see emotsioon kus mingises kehapiirkonnas on nagu nii tugev, siis me tunneme sellist kokkusurutuse tunnet, me tunneme lihasvalu juba ja me nagu, me ei saa üldse vabalt hingata, me tunneme, mingine raskus on kogu aeg meie keha sees ja see hakkab juba, meie erinevate organite tervist ka nagu kahjustama. Toon nagu näiteks näited, et alaselja peale tekib tänu sellele, et meil on mingised rahalised mured või hirm nagu hakkama saamise osas igapäevaelus. Kõik, mis on seotud ellujäämisega ja siis ka ülekoormus, ülepinge, see tihtipeale koondub just alaselga. Ja öeldakse, et viha näiteks mõjub laastavalt hästi palju maksale ja huvitav ongi see, et paljud sellised armastuse teemad, enesearmastus ja need partnerlussuhted, kui nendega nagu läheb nagu elus nihu, siis me tihtipeale tunneme seda hingevalu just südames. Millegipärast vaata armastuse teemasid seostatakse nagu südamega ja siis me kogemegi seda oma südames, meil on see emotsionaalne valu südames. Ja kui me seda ka ei oska vabastada ja surume seda emotsiooni, seda valu nii enda keha sisse ja hoiame sellest valust kinni, siis need sidekoed, nad saavadki nii kokku pressituks, et see valu läheb nii suureks su kehas, et sa tunned seda nii füüsiliselt. Nii, aga kas siis ongi see, et nüüd tagantjärgi on ka võimalus, et läbi muusika siis saamegi need vanad asjad ka ära kaotada? Ja seal on nagu hästi palju tegelikult erinevaid tegevusi, mida ma tahaks esile tuua. Ongi see muusikaline väljendus, mille juures ongi oluline see, et sa ei pea nagu hakkama laulma ilmtingimata.
lihtsalt proovi oma emotsiooni kontakti saada ja proovi vastava energiaga seda emotsiooni väljendada. Kui sul ongi pinge, kui sa oled nagu raevunud, siis sa hakkadki välja häälitsema. Ja kui sa oled kurb, siis sa, heliteraapias tegelikult õpetataksegi, et proovi mingine kurb heli, kurb hääle kõrgus leida ja mingine toon. Proovi leida, siin ei ole õiget ega vale, proovi võimalikult süükene iseloomulik toon leida, helitoon, mis nagu seostuks sinu kurbusega näiteks. Sa hakkad nagu seda nagu pikemalt nagu välja nagu häälima. See on nagu tegelikult üks lihtsalt tehnika, kuidas saada paremini kontakti oma emotsiooniga. Et jah, siis kasutame siis seda muusikateraapiat ja siis häälitsemist ja siis keha liikumine, et sidekudesid saab vabastada siis hääle läbi ja siis pillimängu läbi. Ma ei tea, miks ma tegelikult trummi kätte võtan, aga teine viis on siis liikumine, kehaline liikumine. Et tegelikult väga lihtne harjutus on see, et me lihtsalt läheme jalgade peale ja siis hakkame lihtsalt raputama oma keha. See on nii naljakas, et me tegelikult teame selliseid asju, kui me oleme kuulnud, aga me tihtipeale ei tee. Et põhimõtteliselt hoida keha hästi lõdvestunud ja alustada seda raputuse tegemist põlvedest. Ja sa tunned, et sa nagu põlvedest tekitad seda ja siis liigub su terve keha liigub nagu kaasa. Praegu mul õlad siin kraksuvad, ma kuulen, ehk siis pinge, mingine füüsiline või emotsionaalne pinge on siia õlgadesse praegu kogunen. Tihtipeale need kraksuvad, sest me tegelikult hästi palju koormust füüsiliselt ja emotsionaalselt võtame eriti ka nagu õlgadesse. Nad lähevad hästi pingesse ja on hea raputada niimoodi hästi nagu lõdvestunud ja ühtlase rütmiga mõnusalt pehmelt. Ja sa tunned, kuidas pinged hakkavad nagu järjest kehas vabanema ja erinevad emotsioonid hakkavad ka tegelikult su kehas liikuma. Sa tunned erinevaid emotsioone. Kas mingit nagu kurbust või tunda, minul tuleb viha ülesse. Või siis sa tunnedki seejärel ka nagu seda, et ta järsku ka lahustub. Kui me nagu keha liigutame, siis me vabastamegi kohe automaatselt seda emotsiooni ka. Me tunneme seda nagu vabanemist ja tunneme, et nii kergeks läheb. Keha muutub kergemaks, lihased muutuvad pehmemaks. Näiteks ma ei praegu tunne see, et panna käed kohe just alaselja peale ja nagu mudida alaselg. Sest ka mul on alaselg praegu päris pinges. Mingisest ülekoormusest. Et usaldama keha ja lihtsalt pane keha liikuma ja mudi teda, raputa ja teine asi on, sa võid oma häält ka kasutada. Nüüd on see emotsionaalne väljaelamise osa ka. Et võidki raputades välja ohkida kõik, mis su sees lihtsalt tuleb. See on nagu natuke kõlab nagu ürgi inimese moodi, aga ja praegu tunnen, et mu kael on pinges, siis ma tihtipeale patsutan oma kaela ja isegi panen käe rusikasse natukene nagu taandada, mitte vägivaldselt, vaid ikkagi armastavalt. Ja kui ma teen siukse nagu vahva rituaali ära ja ma juba tunnen, palju kergem on ennast. Keha liigub vabamalt ringi. Mu mõistus on klaarim, kuidagi rahulikum on olla. Mingi nagu suur raskus oleks vabanenud minu nagu õlgadelt. Ehk siis emotsionaalne raskus ja füüsiline see pingeraskus ka, kaks asja. Seda siis võiks teha regulaarselt nagu hammaste pesemist või? Jah, absoluutselt. Ühesõnaga ma tahtsin siis öelda, et meie sidekudedesse talletuvad need kõik emotsioonid. Meie sidekohad nagu hoiavad sellist mälupanka meie emotsioonidest, kõike, mida me minevikus ka kogenud. Et point ongi selles, et kui me ei ole minevikus ka neid raskusi endast vabastanud, siis nad salvestuvad ära meie tervesse kehasse. Ja nüüd, kui me hakkame sidekudesid vabastama, siis hakkab kõik need kihid mineviku, kõik need emotsionaalsed kihid minevikust hakkavad üles tulema.
ja siis sa näed, kui palju seda on kogunenud ja siis sul ongi siuke tunne, et sa ei vabanegi, et sa jäädki kogu aeg vabastama ja järgmine päev jälle vabastad ja siis ülehomme jälle midagi vabastad. Ehk siis noh, jah, see nagu näitab, et kui palju me enda sisse ikka puhjame igasugust ebavajalikku kraami. Et vastus on jah, et igapäevaselt tegeleda oma sellise hingehügieeniga, jah, nagu me siin räägime ja vastavalt vajadusele, sest et ma mäletan ka nagu seda momenti, et ma üks päev näiteks tegin köögis süüa ja siis mul oli nagu siuke tunne, nagu keegi nagu kägistaks mind või keegi lämmataks mind, aga iva oli see, et mu keha oli nagu nii pinges emotsionaalselt ja füüsiliselt ka küllap, et ma sain aru, et pole niimoodi, ma küll ei saa süüa päris teha, nagu keegi nagu kägistab mind. Ja siis ma sain aru, et okei, nüüd ma pean siis seda tegema, ma pean nüüd ennast vabastama kuidagi emotsionaalselt või kõike siin, mis ma tutvustan, on ju, neid erinevaid tehnikaid. Ja kolmas viis side, kuidas vabastada, on nagu sügav hingamine. Seda ma ei saa nagu päris praegu siin võib-olla demonstreerida, aga nagu lihtne variant on see, et sa lähed pikali ja siis hakkad sügavalt sisse-välja hingamist tegema. Et kui sa hingad sügavalt sisse, siis su kõht paisub, siis sa saadki aru, et sa teed seda kõhu hingamist, et õhk nagu jõuab kõhuni välja, kõht paisub ja kui sa oled sisse täiesti hinganud, siis sa pingutad oma lihaseid nagu mõnusalt, ajad oma terve keha jääb nagu pingesse ja siis, kui sa hakkad välja hingama, siis lased pinge vabaks oma lihastest. Niimoodi sa stimuleerid samamoodi oma sidekudesid. Ja kõik need emotsioonid hakkavad, mis on nagu uinuma, mis on nagu takerduma jäänud, need hakkavad jälle nagu ellu ärkama ja siis ka lõpuks vabanema. Et see on väga huvitav, sest see on hästi oluline õpetus, ma arvan. See on nagu seesama küsimus, miks meil koolis seda asja ei räägitud või õpetatud. Lihtsad asjad, kuidas emotsionaalselt vabaneda ja saavutada kontakt iseendaga. Et tegelikult ju muusikatunnis näiteks võiks ju täitsa olla see teemaks, et mitte üritada seda ilusat viisi teha, mis on nagu ette antud, vaid võib-olla ongi, et aga täna võiks proovida lihtsalt panna muusikasse seda, mida me ise sees tunneme. Ja põhimõtteliselt ongi hästi oluline tegelikult see teadmine, et meil kõigil on nagu oma hingeline väljendus. Ja tihtipeale siin ühiskonnas me esitame kellegi teise loomingut või teise hingeväljendust ja siis ongi küsimus, et aga minu hääl ja minu kontakt iseendaga ja eneseväljendusega. Et hästi oluline ongi nagu seda ühendust hoida iseendaga ja oma hingega. Ja kõike, mida me siin täna juba räägime, et see ongi nagu põhimõtteliselt viis, kuidas luua kontakt iseendaga ja arendada seda julgust oma eneseväljenduse osas. See nagu soodustab seda, et me julgeme ühiskonnas avalikkuses palju rohkem tunda oma emotsioone ja julgedagi siis ka väljendada erinevaid tundeid inimestele. Ma ei mõtle, et see on karjub teise peale, aga julged ka väljendada oma tundeid, et sa ei peida neid, et sa ei pane mingit maski ette. Et sa julged väljendada iseennast ja oma tõde. Ja see, kui me teemegi tööd oma häälega, õpime välja häälitsema või võime isegi mingid helisid on ju teha. No ma võin siin ka nagu tutvustada veel selliseid hääletehnikaid. Et siis see kõik nagu teebki meie ise endaga tööd ja me tõstame oma potentsiaali sellega. Ja me saame palju parema harmoonilise kontakti iseendaga. Me oleme palju õnnelikumad siis. Me oleme nagu täies väes. Nii, aga kui inimene, kes ei ole varem proovinud seda teha, kujutan ette, et see võib päris nagu totter tunne olla, et ma olen üksi, kui veab, ma saan olla näiteks üksi oma toas, on ju, ja siis ma nüüd võtan mingisuguse poti või panni või mingisuguse soolatopsi, okei, see vist on lihtne, aga ütleme nii, et ma nüüd hakkangi, ma ei tea, mingi trummi taguma ja häälitsema, et üks asi on see, et võib-olla naabrid kuulevad, aga võib-olla, et mul endal on ennast piinlik kuulata, et kuidas nagu sellest üle saada?
jah, et sul on juba, see on nagu päris huvitav, vaata tihtipeale meil piinlik teiste ees, aga juba iseenda ees ka piinlik. See on juba järgmine tase. siin on nagu erinevaid tasemeid, millega tegeleda. ma toon ühe näite, et ma ei ole väga osav laulmises, on ju, ma olen sulle varem ka seda öelnud. ja mõnikord on olnud neid hetki, kus ma olen laulnud niimoodi kogemata, noh, et ma ei ole ise väga aru saanud ja siis ma märkan seda. Ja siis ma mõtlen, issand, kui ilus see oli praegu, et no ma ei oska, onju, et ma ei tea, kust see tuli, aga see oli nii ilus ja siis see hääl läheb kohe nagu keegi astuks kõrva peale, onju. Mis see nüüd siis oli? Et kuidagi nagu, kui ma peaksin iseendale laulma, siis ma vist võin öelda küll, et mul on ka iseenda ees piinlik nagu. jah, ja siin ongi hea analüüsi koht iseenda jaoks, et kust see tuleb see muster, see piinlikkuse muster. et miks sa nagu häbened mingeid erinevaid ka ebakõlasid oma hääles iseenda jaoks. et kus need, see ongi nüüd see küsimus, kus need hinnangud tulevad, peavad tulema kusagilt minevikust, kusagilt mingitest kogemustest, kus teised inimesed, kasvõi pereliikmed või kusagil koolis olevad inimesed või kus iganes nagu kritiseerisid su häält või sinu eneseväljendust. et ja me võtame siuksed kogemused endaga nagu kaasa, me võtame sellist nagu koormat, mida endaga kanda ja siis tegelikult see, mida me ise endale ütleme, noh, näiteks kritiseerime oma häält, siis see ongi tegelikult see muster, mida keegi meile edasi andnud minevikust. ja kui nagu sellest nagu teadlikuks saada, siis siit saab nagu edasi minna, siis on vajagi nagu edasi õppida armastama oma kõike tahke iseendas, sinu välimuses ja antud kontekstis siis oma hääles ka, et ei ole õigeid ega valesid hääli ega noote. et kui me räägime siin kontakti loomisest läbi hääle, siis me ei pea olema muusikud, me ei pea olema kusagil õiges helistikus ja olema hääles nagu selles laulus, kui sa saad aru. et heliteraapia maailm tegelikult ja muusikateraapia maailm tegelikult õpetabki seda, et kõik on naturaalne ja loomulik, mida sa teed. ja miski muu ei loegi, kui see, noh, kui inimesed annavad endale hinnangud, siis on vaja nagu natukene tööd iseendaga teha. et siis ma näiteks soovitangi kas või näiteks minna peegli ette, vaadata ennast ja näiteks natuke suhelda endaga, et miks ma, ja küsida, et miks ma häbenen oma häält või miks ma vahepeal annan hinnanguid oma teatud häälekõladele. ja vaata, mida su alateadvus hakkab ise siis nagu genereerima, mis mõtteid. See on nagu lood selle dialoogi iseenda ja oma selle alateadvusega. ja sul hakkab mingid taipamised nagu juhtuma. ja ma soovitangi siis proovida läbi enesearmastuse neid hääli teha. See ongi see, et sa võtad teadmiseks, et meid on nii palju represseeritud minevikus, aga nüüd on koht, kus nagu õppida ennast vastu võtma nagu täielikult. et see ongi nagu selline praktika, et nüüd ma hakkan ennast armastavalt, ennast tunnustavalt, hakkan ennast väljendama. et kuidas siis nagu muutub see kogemus, kui me nüüd loome sellise häälestuse, sellise teadlikkuse iseendas, et kõik on okei, mida me endas väljendame. et see ongi nagu see küsimus, kes ütles, et ei ole okei teha seda häält või niimoodi väljendada ennast või naamoodi väljendada ennast. et meie olemegi nii unikaalsed ja imelised nagu olevused. Mul tekkis kohe see, et mõtlesin selle represseerimise peale ja mul tuli kohe see laulupidu meelde ja kuidas Eesti on ennast vabaks laulnud, et põhimõtteliselt, et siis laulmine aitaski sellest repressioonidest kuidagi siis üle saada äkki ja siis tekkisid mingid võimalused, kuidas ennast nagu vabaks saada või? ja sa mõtled väga hästi, väga õiges suunas sest tegelikult kui uurime inimkonna ajalugu, siis on väga palju olnud tegelikult erinevaid kultuure, kes on ennast nii-öelda vabaks laulnud, näiteks mustanahalised, kes olid orjuse põlves, nagu orjuse ikkes. Nemad ju
lõid selle oma muusikastiili nimega blues. Nad hakkasidki sellise õõtsuva rütmiga seda bluusi laulma. See rütm nagu sobitus selle nende töö nagu tempoga, nende rütmikaga. Tegid see mingeid tegevusi ja siis nad laulsid sellisel küll kurval toonil, aga see oli ikkagi vabastav. Nad leid lihtsalt selle hetkelise emotsiooniga ühendust. Ja nad ikkagi nagu laulsid ikkagi ka nagu vabaduse poole ja nagu armastuse suunas laulsid. Samamoodi nagu oli ka see laulupidu. Et loodi see ühtekuuluvustunne ja nii võimas sükene kollektiivne väli, kus kõik laulsid samasuguseid laule, samasuguseid noote. Nüüd see on veel järgmine teema ka, et kui me laulame kõik samamoodi ja laulame mingit kindlat samat nooti, siis põhimõtteliselt tekib sükene resonantsseaduspärasus, et ühed samasugused nagu jõud saavad nagu kokku ja siis nad hakkavad võimenduma. Nad kasvavad nii suureks, see jõuväli kasvab nii suureks, et see lihtsalt muudab maailma. See võib liigutada mägesid. Seda võib võtta nii filosoofilises mõistes kui ka nagu väga füüsilises mõistes. Et see on nagu see küsimus, et kui me laulame nagu armastusest, laulame mingise ühise väärtuse nimel, siis näiteks ütleme, et kurjad inimesed või näiteks relvadega mehed, et kes nagu on tahtnud läbi ego vaata rahvast alla suruda. Kui järsku terve rahvas laulab sellises armastuse väljas, siis see lihtsalt liigutab nii palju hinge, et see võib ka need sõdurid lõpuks panna, see ei pruugi juhtuda, aga see võib panna neid panema relvad maha. Sest et laulmine läbi armastuse, ta võib nagu südameid avada inimestes ja võib tuua empaatiasse tagasi. Nii et ma tahan öelda, et igasugused ajaloolised sündmused, kus on nagu kollektiivselt lauldud või midagi musikaalselt tehtud, see on avaldanud mingit väga suurt mõju nagu poliitiliselt ja üldse nagu inimeste hingesid tervendavalt sest laul ja sükene heli tekitamine nagu mingi üllal eesmärgil, tal on nii suur nagu vägi taga, ta võib tervendada, ta võib nagu tohutult nagu elupotentsiaali tõsta. Küsimus ongi lihtsalt selles, et millise taotlusega me midagi endast väljendame. Kas näiteks musikaalselt ka, kui me paneme selle sihukese kurja taotluse sinna taha ja me tahame kellelegi halba, siis see on nagu loits, mida me suuname nagu kellegi suunas. Aga kui me suuname selle nagu armastuse viisil, ma tahan öelda, no vot, siis see ainult nagu tõstab veel rohkem sind ja ka teist tõstab veel kõrgemale. Ja see on nagu siis nii-öelda raviloits või tervendaloits. Et see on nagu selline nagu mõtestatus, et mis vägi on siis ka nagu kollektiivsel laulmisel, sellisel musikaalsel väljendamisel. Et need on hästi põnevad teemad. Igast teemast võiks pikalt rääkida, on ju. Aingi mõttes, et räägi siis seda, et kust sind siis kätte saab või kust sa teed heliteraapiaid ja kust saab sinuga kontakti? Kust nurga tagant mind üles leiab. Et ma olen tegutsenud Tallinnas ja praegu ka tegutsen Tallinnas. Et ma teen kesklinnas oma heliteraapia seansse, aga natukene erinevates kohtades ka. Et rohkem kui ühes kohas ma tahan öelda, aga mind saab nagu leida näiteks Facebookist, kui kirjutada Himma heliteraapia, näiteks sinna otsingusse. Instagramis võib kirjutada Himma teraapia, sest mul Instagramis ka nagu põnevat materjali sisu seal, nagu videote kujul.
sest Instagram on hästi palju nagu videopõhine tihtipeale ja aga seal Facebooki lehel, seal saab minu teenustest väga-väga nagu selget infot ja seal saab ka väga põnevat sisu lugeda minu postituste kujul ja ma jagan seal hästi palju ka nagu teadmisi ja kogemuslugusid. Kas või selline teema, mida me täna käsitlesime, kuidas emotsioonidega kontakti saada, kuidas vabastada neid erinevatel viisidel. Räägin seal väga paljudest teraapilistest ja hingelistest sellistest protsessidest ja nähtustest. Kuidas nagu parimal viisil endaga kontakti saada ja terveneda. Ma teen ka aeg-ajalt grupisündmusi, ehk siis inimesed tulevadki nagu kollektiivina kokku ja siis nad pikutavad ja siis ma mängin neid erinevaid teraapilisi pille. Mul jäi nagu mainimata ka veel see, et ma olen nagu aktiivmeditatsiooni õpetaja, et ma teen tegelikult aktiivmeditatsiooni nagu seansse ka samamoodi ja grupisündmusi. Ja ma olen tihtipeale kombineerinud aktiivmeditatsioonid selle heliteraapiaga kokku. Nagu näiteks, kui me rääksime sidepuudede vabastamisest, siis aktiivmeditatsioonid ongi väga selle peale väljas, et me raputame seal keha, häälitseme välja, seal on ka näiteks tantsimise osa, igasuguseid põnevaid füüsilisi tegevusi, kus tegelikult ongi nagu lihtsus selles, et inimesed hoiavad silmi kinni selle tegevuse ajal, et siis neil ei teki seda häbi asja, et vaata, kuidas nüüd mina ennast väljendasin, vaata, kuidas nüüd see kõrvaline inimene seal niimoodi möörgas nagu karu ja ei teki, siis on nagu lihtsam nagu silmad kinni seda oma asja teha, oma protsessi asja. Ja need aktiivmeditatsioonid, need käivad ka tegelikult muusikasaatel. Et need on siis tegelikult erinevad tehnikad, mida see India suur õpetlane nimega Osho, kuulus Osho, nagu disainis. Ta mõtles just 21. sajandi inimestele välja, just et meditatsioonid võiksid aktiivsed olla, sest tänapäeva inimesed ei tule toime enam vaikuses mediteerimisega tihtipeale, sest need pinged on nii suured kehas ja see müra on nii suur mõistuses, et nad ei saa hakkama vaikuses olemisega. Et siis Osho teadiski, et näed, ma annan teile sellist tehnikat, et nüüd te lihtsalt mediteerite niimoodi, et te liigutate oma keha, aga teil on ka silmad kinni, et see on ikkagi selline meditatiivne protsess, et sa ei hakka seal nagu täiega seal nagu mingi trenni tegema, vaid sa teed ikkagi seda nagu peenetundeliselt, et ta oleks selline ikkagi rahustav, lõdvestav ja meditatiivne. Ja siis ta mõtleski välja, et iga see meditatsiooni nagu praktika, ta käiks mingise kindla muusika saatel, kindlate rütmide saatel, kindlate helide saatel. Ja seal on ka nagu see heliteraapia, siis nüansi juures muusika lihtsalt toetab sinu seda tegevust, seda meditatsiooni. Et see on nii lahe, kuidas kõik asjad on kokku kombineeritud. Meditatsioon, siis nagu emotsioonide nagu väljaelamine koos keha liigutamisega ja siis veel see muusika, veel see heliteraapia nüanss ka. Nii lahe nagu näha, kui palju põnevaid asju nagu kokku pannakse. Need minu tegevused on väga nagu seotud vägagi palju muusika helidega nagu tundub, nagu kukub välja. Et jah, et neid aktiivmeditatsioone saab ka samamoodi kogeda. Ma põhimõtteliselt tegelikult nagu oma seansside läbi õpetangi neid tehnikaid inimestele edasi. Nad ei peaks kogu aeg teraapiates ka edaspidi käima kogu aeg seanssidel, kuigi nagu on hea on ikkagi käia nii palju, kui inimesel vaja on, aga mu mõte oli see, et nad ise õpiksid ka tehnikat selgeks, et nad õpiksid igapäeva elus ennast juba tasakaalustama, ise ennast tervendama, et tekitada inimestes ka see nagu väekas tunne, et mul ja temal võib ka olla see vägi ise ennast nagu parandada või parendada, ei tule paremat sõna välja, et mitte nagu sõltuda kogu aeg mingitest autoriteetidest ja nagu terapeutidest, mis on ka oluline, aga anda lihtsalt inimestele ka see jõud, et ma saan ise ka oma elu muuta ja ma ise vastutan oma elu eest. Ja mul on nii suur nagu oskus nagu muuta elu põhimõtteliselt. See annab nii vabaneva nagu tunde inimesena. Nii hea nagu teadmise. Ma võin veel lõpetuseks öelda, et ma siin nagu rääkisin on ju helidest, aga selle heliteraapia maailmaga saab isegi nii süvitsi minna, et ma teen tegelikult selliseid helimassaaži seansse ka, mis tähendab nagu seda,
kui on piisavalt nagu sellised madala helilised siuksed võnkesagedused, mida näiteks tänapäeva nagu modernsemas kontekstis kasutatakse siukseid kõlareid, kus tuleb madalad siuksed bassihelid, et mida madalam heli on, siis seda füüsiliselt tuntavam on ta ka kehale ja siis põhimõtteliselt sellise tehnoloogia läbi masseeritakse kehasid. Aga mina nagu tutvustasin siin helikausse, et siis mina teen sellist nagu idamaised nagu seanssi, et panen need helikausid nagu vibreerima ja võnkuma nagu keha peale, keha ümber. Nad masseerivad väga nagu füüsiliselt keha põhimõtteliselt. Vibreerivad ja helisevad ja see on põhimõtteliselt see, et heli ongi nagu selline füüsiline nähtus, mida meil on võimalik kehalist kogeda, aga siis ka kuulda läbi kõrva, et kuidas ta nagu kõlab. Et see on nagu huvitav asi. Et sinna võib nagu nii süvitsi sellega minna, aga ma pakun ka sellist helimassaaži teenust inimestele, mis nagu väga nagu meeldib inimestele. See on nagu nii selline lõõgastav ja vabastav kogemus, nagu käiks spaas või. Ja tihtipeale spaas saunades on ka mingid erilised sellised meditatiivsed nagu muusikad seal taga taustal ja inimestele ühesõnaga meeldib saada ennast välja lülitada igapäeva sellest elust ja mürast ja kärast. See on nagu nii oluline inimestele. Et kõiki neid põnevaid teenuseid saab uurides veel minu Facebooki lehel Himma heliteraapia. Aitäh, mul endal oli hästi põnev. Loodan, et teistel ka. Loodame. See on elu muutev asi, et mida kaugele areneb see teadus ja teadmine helidest ja muusikast sügaval tasandil. Tegelikult see on juba päris kaugele jõudnud, aga nagu seda rohkem nagu muutub see tavapärasemaks nähtuseks, et mine tead, kui juba haiglates hakatakse ka teraapilist muusikat juba kasutama. Ja see on ka veel omaette pikk teema, et kuidas tegelikult teatud riikides juba haiglates ongi tavapärane nähtus, et tuleb heliterapeut või muusikaterapeut ja siis patsientidele mängib neid helisid või rahustavaid helisid või siis paneb nagu selle patsiendi ka juba nagu musikaalselt ennast väljendama ja terveneb palju, nagu tahan öelda, et terveneb väga hästi oma haigustest ja igasugustest vaimsetest nagu häiretest aga jah, öeldakse, et muusika, meditsiin, see on meie tulevik, aga see on nii-öelda uus asi, mis on tegelikult unustatud vana, sest et seda helide tervendavat nähtust on kasutatud reaalselt aastatuhandeid, vähemalt paar tuhat aastat või mitte rohkem hiigsemates kultuurides, Egiptus, India, Tiibet, nimed taga. Aga mina tänan sind, Britta, aitäh, sa kutsusid. Aitäh sulle. Okei, aga tšau siis. Koolist jumala kopp ees, nagu seda aru saadetakse mingi Hollandis otsusülekannet tegema homseks stsenaariumi üle, 7 eksamit, see on võimatu, mida lihtsalt tahetakse, see ei ole võimalik. Üks kursakas rääkis midagi heliteraapiast. Siuke asi, mis võtab kõik stressi kõik ära nagu. Mul on täiesti vahet jälle, nagu te võite neid naasti mulle kutsuda, mis iganes, lähme proovime ära, sest midagi ausat nagu reaalselt. Inimesed siis saavad nagu nii süva lõdvestunud seisundi, et nendel hakkab nagu suurem taipamine ja teadlikkust tekkima iseenda hingemaailmast, enda sisemaailmast, oma emotsioonidest, mõtetest, tunnetest. Nagu vabastav või nagu mingi asi läks ära seest, nagu tükike, suur tükk läks ära, mis pidigi minema, mul on tunne. Ja siin on väga uhked instrumendid, kas koduste vahenditega on võimalik midagi sarnast luua? Jah, kui teha mingid trummirütme, siis eks ikka võib potid, pannid, ämbrid võtta. Kas proovime neid aktiivmeditatsioone? Jah, ma pean nüüd panema õige muusika peale.
kas meil on kaassaatejuhtina sünergia olemas otse saate jaoks. Või äkki üldse ei ole hoopis või mingi üksteise peale vihased, äkki oli mingi pinge meie vahel. Kui ma teile seanssi tegin, siis ma tundsin häid vibratsioone või häid võnkeid, pigem tundsin mingit sellist ühte sulamumist. Inimene lõõgastub maksimaalselt, kui temaga tegeletakse ise, nagu näiteks antud kontekstis heliteraapilised. Aga sellest on ka juba kasu, et kui inimene teeb ise endale, et lööb selle, kuulab seda heli, rahustavat heli ja nagu ma siin rääkisin, et hingab sügavalt sisse välja, paneb silmad kinni, siis ta saavutab ka sellise lõõgastumise tasakaalu.